Head tennisesõbrad ja tennisneti vaatajad. Aprilli eri ootab teid praegu ees. Oleme ühenduse saanud meie sõpradega kosmosest. Mina olen Santana, aga kes see sõber on? Parajasti möödasõidul Nibiru planeedi elanik Anunnaki, kes on meeleli nõus meiega natuke juttu ajama. Paljud Eesti tennisesõbrad nägid ja kuulsid Anunnaki mõtteid tema etteastel eelmisel hilissügisel, kui ta esines Eesti Tenniseliidu aastalõpupeol. Tervist! Tere minu poolt ka kõikidele tennisesõpradele ja tänud sulle siis helistamast. Aga ma korra kohe segan, kui ma igaks üks panin selle ette, et ega ei ole ohtu. Võin maski endal selle suumaski ära võtta või? Jaa, ei, siin sa võid loomulikult võtta maski eest ära, et ei ole küsimust, et kuna antud eriolukord teie planeedil kuidagi meie nii-öelda elanikele mingit mõju ei avalda, et meie selliseid viiruseid ja muid teile siis mõjuvaid nähtusi meie ei karda ja meie neid ei põe. See, kes seal tenniseliidu peol selle siia tõi, aga sellest me räägime kindlasti veel edasi. Aga kus sa üldse viibid? Ma saan aru, et sa maal käisid, mingid signaalid minuni jõudsid. Oled sa praegu ka maa peal või kus sa täpsemalt oled? Ei, maal ma käisin mõned päevad tagasi. Ma olen kuu siin tagaküljel ja... Millisel küljel? Pimedal poolel, mis tegelikult ei ole pime, lihtsalt teie seda ei näe. Aga ma olen et ma käisin maa peal, käisin konserve toomas ja natuke veini. Veinivarud on meie planeedil saavad kiirelt otsa ja kuna meie... Rasva ka võtsid või? Hanerasva? Hanerasva ei võtnud, et sellega tegelevad teised, aga et ma olen siin praegust laen akusi oma laeval, et edasi sõita ja see kuu on alati olnud selline meie jaoks hea peatuskuu. No väga huvitav. Aga miks sa ikkagi siin läbisõidul olid, et kui regulaarselt sa üldse siin käid? No see sõltub täiesti erinevatest asjadest. Praegust ma käisin kaubareisil, et kunagi me oleme aastatuhandeid käinud ju maa peal ja erinevatel põhjustel, et esimesed käigud loomulikult saidki alguse sellest, et kui nii-öelda oli meie planeedil kulda vaja, et atmosfääri seal tugevdada ja natuke üles putitada, siis sai ju ka inimkonda natuke täiendatud ja inimesed me panime ilusti tööle enda kasuks. Ühel hetkel meil see kullavajadus kadus ära ja siis me oleme siin natuke suunanud teid siia sinna poole, aga loomulikult on maa peal asju, mida me saame nagu kasutada ja nautida. Aha, no nüüd ma saan ikka paremini ära. Mul on alati tekkinud see küsimus, et mul on arusaamatuks, et mis sind üldse seob muidu ikkagi maaga ja veelgi enam tegelikult just, see on nüüd küll ikka tõsine küsimus, mis sind ikkagi seob Eesti tennisega, et mis võlu asi see on? Eesti tennise juurde sattusime täitsa juhuslikult ja Eesti tennisega olen tegelikult seotud olnud juba tegelikult Eesti tennise algusaastatest, et kui siin esimesed väljakud või kui siin hakati 19. sajandi lõpus siin juba, küll mitte eestlaste poolt tennist harrastama, aga sisse tulnud kodanike poolt ja... Võisnike poolt või? Jaa, et sel perioodil olid seal Saksa päritolu mängijad, Vene päritolu mängijaid, aga Eesti tennisega et täitsa juhuslikult ma olen nagu seotud olnud ja ta on mulle südamelähedaseks saanud ja eriti huvitavad olid seal Eesti tennises 30-ndad, 40-ndate aeg oli selline maailmas üldiselt keerulisem, aga ka hilisem aeg ja praegust viimaste aastatega ma olen ka tihedamalt, et kokku puutunud, me oleme mõningaid teie mängijaid, nagu seal tenniseliidu pealgi sai räägitud, nii-öelda natuke geneetiliselt täiendanud ja aidanud, teinud kõik selleks, et nende sooritus oleks natuke parem maailma areenil. No Allar Hint ütles intervjuus Tennisnetile, et Eesti tenniseis pole üldse kõige hullem, et
et kuidas sulle see tundub, see hindi jutt? No Allar Hinti mina eriti muidugi ei kuulaks, et tema saab selle eest palka, mida ta räägib ja üldiselt, kes palka saavad, siis neid ei tasu eriti uskuda. Aga üldiselt suures plaanis muidugi ega ta nagu väga ei valetanud. Eesti tennise seis ei ole halb, aga loomulikult ei ole ka hea. Et kindlasti siin on ruumi teil mängijatena, turniiri korraldajatena ja ka muudes tennise osades ennast nii-öelda paremaks teha. Ja, aga huvitav on see, et ta ütles ka, ma ikkagi tulen härra Hindi juurde tagasi. Selles mõttes ta ütles, et rahaline seis on hea, keegi pole tagant ära kukkunud, aga tegelikult me võiksime ju ka 50 miljonit näiteks eurot äkki küsida, et võib-olla natuke vähem, et võiks ju ka küsida ikkagi tenniseliidule, et me oleme edukad olnud viimastel aastakümnetel ja miks mitte? Ja kindlasti see pöördumine tuleb teil, kuna ma olen mingil määral kursis, kuna sa ise mind ka enne nii-öelda eelnevatel aegadel me oleme kokku puutunud ja ühesõnaga, et ma olen mingil määral kursis teie asjadega ja see 50 miljonit tenniseliidul tasus kindlasti küsida, et ma tean, et teil oli siin debatt selle üle, et siin üks transpordi või ma ei tea, mis firma see oli, idufirma tahtis saada 50 miljonit. Idu on praegu, kui sa lähed igal pool, on idu välja tulemas ju, kõik praegu kevad. Ja, aga nende idudega ma tahaks öelda, et see idufirma või mis iganes küsis 50 miljonit, et siin kindlasti sellele firmale ei tuleks anda mitte 50 miljonit, vaid tuleks anda 500 miljonit. Ja 500 miljonit siis sel põhjusel, et ma selgitan ära ka, kus kohast see raha tuleb, see kuhu ta läheb, lühidalt, et see ei ole selle saate teema, nagu ma aru saan. Majandusteema tuleb kindlasti eraldi kunagi. Aga see 500 miljonit tuleks riigikaitse nii-öelda eelarvest, et seda isegi ei peaks laenurahana kasutama. See läheks sellele nii-öelda idufirmale, kus siis töötavad transpordi või logistikaga tegelevad kodanikud. Ja kõik need kodanikud, kuna raha tuleb kaitse eelarvest, siis kõik kodanikud, kõik sõidukid, mõnele võib-olla ostetakse vähe jõulisemad sõidukid, kõik varustatakse relvadega. Põhimõtteliselt äärest lõpuni pannakse relvi täis. Ja siis, kui toimub teie piirkonnas mingi selline sõjaline konflikt, reageerivad need samad nii-öelda sõidukijuhid, kes veavad võib-olla tavaolukorras toitu, veavad inimesi, veavad midagi muud, siis inimesed välja sõidukist, relvad naksti kätte ja kohe siis vastavalt sinna suunas, millise riigiga konflikt tekkimas on. Ja ütleme nii, et sõidukid ka siis seda sõiduki nii-öelda juhtide teadmata tuleb igal juhul siis teatud lõhkaine paketiga varustada. Toit on ka kohe olemas ju, toit on ka olemas ju. Aga ühesõnaga, et kui need sõidukid jõuavad kriisipiirkonda ja nad ei suuda, ütleme, seal relvi kasutada, siis lihtsalt keegi vajutab nuppu ja kasutatakse sellise kamikaatse nagu relvana. Ahaa, no see on päris karm muidugi. Ei, see on karm, aga kuna seda teenust, ma saan aru, teil ikkagi nagu ju pakuvad enamasti kodanikud, kes on teile tulnud ka sellistest kohtadest, kes on nagu tulnud vabasse maailma otsima vabadust ja teatavasti vabaduse eest tuleb teatud hinda maksta. Ja tuleb, kindlasti tuleb. Siis kindlasti ütleme nii, et ma arvan, kellelgi pole midagi selle vastu. Okei, no see olukord on, me ju teame, mis on selle praegu karmi olukorra vähemalt praegu tekitanud, eks on ju. Me rääkisime natuke võimalikust tulevikust, ikkagi see koroonaviirus. Minul on ka, mul on Hiina turult mitu rebast sai ükskord ostetud ja näed ise, jah? Väga hea. Venelased ütlevad selle kohta, škurka on mul siin seljas ja et huvitav küll, et mis ikkagi põhjustas selle koroonaviirus, et see kõik räägivad mingisugusest soomus või koorik loomast, ma ei tea, see näeb välja küll nagu, ega ta sinust väga palju erinev ei ole, Anunnaki. No jah, et eks neid koroonaviiruseid on ju tegelikult olnud kogu aeg ja tuleb veel ja lihtsalt nüüd üks viirus on natukene teinud teil sellist kurja seal inimestele. Aga kui rääkida koorikloomadest,
siis ega koorikloomad on ju tegelikult väga maitsvad, kusjuures muuseas, meie planeedil koorikloomad on tavaliselt koduloomad ja no umbes nii nagu teie... Keti otsas või? Teie ühesõnaga peate siin näiteks merisigu koduloomadena, aga samas lõuna-ameeriklased nii-öelda söövad neid ja grillivad, eks ja teie jaoks nad on uinud, et kui siin on ka neid süüakse, siis meie jaoks nad on tavaliselt koduloomad, meie neid ei söö, aga koorikloom on väga maitsev iseenesest, et neid ju tegelikult elab nii maas, maa peal, vees. No kosmoses ka, nagu ma aru saan, kosmoses ju. Kosmoses ka absoluutselt ja neid, see, kuidas neid nii-öelda teha, valmistada, see on hästi lai nagu spekter, et põhimõtteliselt sa võid neid kööta, praadida, paneeritult, ma ei tea, fritüüris teha. Delikatessloom siis täiesti võib öelda. Ja aga nüüd rääkida veel sellest, et okei, et siin oli ka teema, et siin nahkhiired seda mingil määral need viirusid kannavad ja levitavad, siis tegelikult eestlastele, jälle tulles natuke siia kulinaaria valdkonda, kuna see on minule ka hingelähedane, siis et teatavasti Eestis on ka nahkhiiri palju ja kindlasti Eestis on täna see sektor täiesti kasutamata. Et kui teil täna seal Eestis, ma tean, et teil on igasugused grillfestid, mingid laulupeod, asjad. Tenniseturniirid on meil ka, seltskonna suured turniirid, seltskonna tenniseturniirid. Ja. Siis kindlasti näiteks ma tean, et Eestis on selline koht, kus on näiteks, ma soovitan nüüd ka siin, ütleme, see on täitsa teemaväline, aga ma soovitan kellelgi ettevõtet näiteks teha selline siis nahkhiirte grillfest seal Piusa koobaste juures ja pakkuda siis võib-olla ka tennise mingi turniiriga siduda see antud üritus, et kindlasti see saab olema väga populaarne, et inimesed tulevad igalt poolt maailmast ja Eesti turismisektor võidab kindlasti väga suured just rahaliselt sellest üritusest. Jah, väga huvitav. Tead muideks, et mul on ka siin nii-öelda, mul on endal avatud niimoodi, et mulle saab kirjutada ja mingeid sõnumeid saata ja ei ole huvitav, et mulle tuli sõnum, ma ei tea, sa tunned tõenäoliselt, Ilona Poljakovalt tuli sõnum, milles ta ütleb, me räägime kriisist, eks on ju, see kriisi teema on talle olnud väga niimoodi hingelähedane, milles ta ütleb, et teda kriis ei koti ja tal on reisikott esikus juba valmis pandud. Ma ei teagi, mis see täpselt tähendab, sa vist saad aru või mis see on, et reisikott on tal valmis. Ma tean, et ta muidu reisib päris palju, aga praegu muidugi on see keeruline küsimus. Jaa, Ilonat tunneme väga hästi. Ilona on tubli reisija. Ilona on jah, me sai ju taga vesteldud ka seal Tenniseliidu aastalõpu peol, kus ma kohal olen. Sa vist tantsisid ka temaga? Jaa, me tantsisime. Ilona muuseas on väga hea tantsija, et tantsib väga hästi, väga dünaamilise sellise liikumisega, mida väga tihti ei kohta. Aga jaa, selles mõttes kindlasti Ilona on tubli, aga ta on, sellest tegelikult on ka reptiil, et sellest tulebki tema erilisus. Reptiloid või kuidas või reptiil tuleb öelda, kuidas on õige öelda? No, õige on täpselt niimoodi, et kuidas te ise tahate, et mõttes te saate kõik aru, jah, et aga piisab ka öelda reptiil ja neid on maailmas palju ja neid liigub ringi ja need on üldiselt säravad isiksused. Et praktiliselt võib nii öelda, et kõik säravad isiksused, näiteks ka ütleme võib-olla president Trump ja ta on ka reptiil, jah? No tema kohta ma tegelikult ei tahaks täna nagu siin võib-olla nii-öelda nagu rääkida asjadest, et see on ka võib-olla, kuna tegemist on sellise suure ja laia teemaga, siis sellest, et mõni teine kord pikemalt rääkida. Okei, aga tennisistide seas ikkagi neid on ikka mitmeid, ma saan aru, nagu sa ütlesid, jah? Jaa, loomulikult, et siin ei ole üldse küsimust. Kuule, aga veel üks mingi kiri, et siin mul öeldi, et kuskilt on mingi info imbunud, et LHV Pank ja Novalpina pidid avama kosmoselaevade kiirliini, et mingi, ma ei tea, seal planeetide vahel hakkab seal enda... Nad tegid meile pakkumise. Ma tean, et nad tahtsid osta ära seal teie mingit, või osta ära, vaid nii-öelda nagu anda, toetada, õigemini siis enda toetada enda sõnade järgi ühte laevafirmat, kes siis Eesti tennist ka tugevalt on aidanud, umbes nagu meie, need mahud on umbes samad, nende toetus on materiaalne, meie toetus on siis nagu rohkem moraalne.
aga ja nad on üritanud siin kosmoses ka teatud ettevõtteid üle võtta ja see stsenaarium on üldiselt üpris sarnane. Aga kuna meie oleme aastatuhandete vältel ju tegelikult selliste kelmidega kokku puutunud, ma ei ütleks, et kelmidega, aga selliste stsenaariumitega, siis ju ikka korralikud ju ettevõtted ju tegelikult. Ettevõtted ongi korralikud, aga maailm üldiselt, kuidas teile nüüd siis öelda, et inimesed nagu sellest lihtsalt aru saaks. Et selline majanduslik, ütleme nii, et kui kunagi toimus mingi okupatsioon, ütleme kas okupatsioon riiklikul tasandil või mingil muul tasandil, siis enamasti see oli mingil ajal oli sõjaline. Siis mingil hetkel tuli selline religioosne nagu okupatsioon, et kasutati erinevaid usulisi või religioosseid teemasid, et midagi endale saada, kas saada siis inimressurssi, materiaalset või nii-öelda. Ja nüüd viimane siis aste enam-vähem selles tänases seisus teil on see materiaalne okupatsioon. Ja see toimub nüüd igal tasemel. Ja see tase ongi täna see, et nii-öelda sellisel, kas siis nagu väiksemas formaadis, et see käib loomulikult ka läbi nii-öelda riiklike teemade teil, aga see on jälle teise saate teema. Aga see on sellises pisiversioonis üritatakse siis natukene saada kasumit, ütleme nii. Aga see läbi ei lase. Kosmose asi on välja tõrjutud. Näiteks ma räägin teile hea loo. Üks vahepala lihtsalt, et ma istun siin kuu peal, siin tegelikult ega siin midagi ei toimu. Inimesed ikka tahavad kuu peal. Ma ei tea, kraatrid on. Ja kõik on tore. Siin kõrval on mul need Hitleri vanad baasid, mis seisavad tühjana, mis see Hitler siia kunagi rajas. Aga need on põhimõtteliselt siin nagu siuksed varemed, eks. Aga selline huvitav lugu oli siin mõni aasta tagasi, et näiteks selline riik nagu India. India otsustas ka, et tahab saata oma kosmosesondi kuule. Ja siis ise öeldes, et me lähme kuu peale, et seal uurima, et kas kuu peal on vett ja otsima ja midagi veel. Me muidugi naarisime kõhud kõveras selle jutu peale, et India tuleb kuule vett otsima. Mine hulluks. India peaks otsima vett seal oma seal riigis, oma kodus, et peaks vett otsima. Selle kuradi plastikkaadi ja ütleme muu rämpsu ja välja heideta vahelt, et võiks natukene vett üles leida ja tegeleda sellega Indias, mitte ronima kuule, sest kuulge, see nii-öelda India sond, loomulikult nad arvasid, et see kadus ära või seal läks katki, loomulikult me võtsime selle kinni, viskasime, matsime sinna maha, sest kui sa sellised vennad lased sinna kuu peale, mis sellest kuust saab? Inimesed ei saa sellest aru, et selle kuu me panime ainult sellepärast, et maa peal saaks elu olla. Aga tuleb seal seltskond Indiast, hakkab kaevama, mõtlevad, ma ütlen teile kohe ära, et ärge tulge kuu peale, ameeriklastele me ütlesime, kuu peal ei ole midagi kaevata. See on lihtsalt, see hoiabki nagu teatud tasakaal. Aga miks ei võiks kuu peal tennist mängida näiteks? Jaa, loomulikult, tulge mängige tennist, aga ärge tulge kuu peale kaevama, sest see on ju laus lollus. Mulle mõtle, kui huvitav oleks kuu peal tulla. Aru, okei, hiljem tegelikult käisid jaapanlased ka, aga jaapanlased ei käinud siin kaevamas. Jaapanlased käisid siin. Vaatasid, kõik oli seda burgeri pabereid täis, mis ameeriklased maha jätsid. Jaapanlased tulid, pühkisid kõik kokku, võtsid prügikaasi, läksid minema. Väga viisakas rahvas, väga viisakad inimesed. Et nendega on lausa lust suhelda. Eestlased on ka... Seven Guys või? Et eestlased on ka korraldasid ju selle nii-öelda planeedi puhastamist ja mingid aktsioone. See on väga tubli ettevõtmine. Et järgmisena ongi, et võtke see universumi puhastamine ette eestlased ja tehke see ka puhtaks, et me ka kõik ei jõua, aga ühesõnaga sellised väiksed. See on idufirma teema jälle ju. Ja, kindlasti idufirmad on tublid, et teid saab rakendada igal pool. Siin võtame selle Käärmani ja toome Londonist ja hakkame tegutsema, eks on ju. Pole midagi, Hinrikus ja kes seal need kuulsad meil idufirma mehed on kõik, eks on ju. Aga nemad on juba, tegelikult neil juba toimib see asi, et seda enam iduks ei saa nimetada. Aga mind ikkagi huvitab see huvi tennise vastu, ma saan aru, et mis mänge sa seal oma nii piirul, mis te seal mängite ka midagi, ma ei tea, me mängime, mis asja te mängite üldse? Me tennist palju näiteks, aga meil on see mäng natukene teistsugune välja, et meil on nagu, kuna tehnoloogia on natuke ikkagi teine, siis ma ei tea, kui palju te teate, üks selline meil mängivad sisuliselt nagu reketid, eks, et teil kunagi oli selline kirjanik nagu Isaac Asimov. Ja olen isegi kuulnud. Nagu Asum ja Asumisarja.
ja ühes selles asumisarja, noh, seal on põhiraamatud, aga seal asumisarja eelloos ja noh, ta kirjeldab siis noh, tegevust tulevikus, see on nagu natuke ulmeteemaline teie mõttes nagu teos ja ta kirjeldab tennisemängu, kus siis tennist mängiti seal a la noh, reketid seal, väga kõrgtehnoloogilised reketid, noh, mängisid siis, hoidsid seda palli nii-öelda mängus ja toimetasid. Et meil on midagi sarnast, sest tegelikult kust Isaac Asimov ka selle mõtte sai, siis tegelikult noh, mina aitasin neid seda, noh, kogu seda sarja tal nagu koostada ja noh, võib-olla tänu sellele ka noh, oli see maailmas suhteliselt edukas, eks, ja populaarne. Aga kui rääkida nüüd sama, kui selles juhuslikult mul on siin kaasas, ma toon ühe hea näite. Näiteks reketitest, kuna meie reketid on hoopis teistsugused ja arenenud, siis inimesed, ütleme, see on huvitav lugu, see on selles mõttes näitab inimkonna sellist, kuidas öelda, noh, sellist mingit nüanssi. Et kui inimesed tegid seal 19. sajandi lõpus enam-vähem hakkasid tennist mängima, neil olid, ma ei tea, kas seda on näha, neil olid sellised reketid. No see on nüüd natuke ikkagi juba nii-öelda selle maailmasõja järgne põhimõtteliselt, aga see on... Ta on nüüd see puidust põhimõtteliselt reket ilma selle... Selles mõttes materjal ja kõik, jah. Ilma selle gripita ja ta on küll Wilsoni reket, eks, aga noh, ta on selline no, primitiivne. Ja põhimõtteliselt sellise reketiga mängiti sisuliselt 100 aastat tennist. Kujutage ette, mitte midagi, ainuke asi, mis pandi see nii-öelda gripp ehk käepide pandi peale. Ja vahepeal jõudsid inimesed kuu peal käia, jõudsid teha meeletu tehnoloogilise arengu, eks, aga reket, noh, tennisreket oli puidust ja siis sisuliselt 100 aastat hiljem, noh, enne kui midagi juhtuma hakkas, eks tulid poolakad ja poolakad siis... Stomil, ma tean seda. Ervin Lange oli minu meelest ja siis oli Ervin Lange ja Peeter Lamp olid vist Eestis ühed esimesed, kes möllasid nendega väljakul. No täpselt. Ja kujuta ette, poolakad, kes pole sisuliselt mitte midagi teinud, eks, ja nüüd tulid ja tegid siis, noh, viisid sammukese. Nad on ju rohkem ju põllumajandus, aga nüüd on näed tehnoloogia isegi, eks on ju? Ja, noh, seal muidugi oli igasuguseid kompamisi, näiteks siin, noh, ma ei tea, kui hästi seda näha, see on nüüd Heidi firma toode, Artur Ashe. Artur Ashe, jah, täpselt tean. Sellise reketiga, mis raam on puidust, aga peal on siis selline laseriga lõigatud, noh, mis laseriga, ütleme siis metall nagu sihuke, noh, metallist kate, eks, et noh, need olid ka mingi aeg, Artur Ashe, jah, väga tubli mängumees, mängis sellega, et ma isegi mängisin mingi aeg, kui ma maal käisin, siis mängisime seal sama reketiga, aga ei, selles mõttes jah, et see, me mängime, aga meie reketid on hoopis teistsugused. Te jõuate sinna, noh, võib-olla mõne 1000 aasta pärast. No ja meie vist seda, jah, et sina näed, aga meie vist ei näe seda, eks on ju, sest teie eluiga on, teil on kuidagi nii, et vahepeal sa saad ennast külmutada, eks on ju, saad elada pikemalt või uuesti üles ärgata, need süsteemid, mis teil seal on vist, jah? No ei tahaks nendest ka siin pikalt rääkida. See on salatus, jah, see on salatus, vabandust. Vaata, ega teie olete ju selles mõttes lihtsameelsed, et kui ma siin annan mingi mõtte, käin välja, siis ju kohe hakkavad elama vandenõuteooriad ja muud teooriad ja jääme selles mõttes, üritame jääda mingitesse raamidesse, et ärme liiga nagu käest ära lase. Aga meie esimese siis selle aprilli eri lõpetuseks ma tahaks ikkagi teada, sul oli nii palju, kui ma sain sellest vihjest aru enne, kui sa mulle selle message'i saatsid, et sul on ka mingi just, et mis ikkagi tulevik toob. Siin on nagu 2 asja, mis puudutab koroona teemat ja siis teine asi oleks Eesti tennis, et võib-olla rääkisid Eesti tennisest, et kas sa isegi lausa mingi skeemi tahtsid joonistada? No jah, et ma võib-olla teeks teile sellise, ma näitaks nagu, et Eesti tennis selles mõttes läheb edasi. Maikuust hakkavad toimuma juba esimesed sellised turniirid, mängud, mis tuuakse laivis siis nii-öelda vaatajateni. See on siis selline väga primitiivne asi, aga väga lihtne. Ma teen siia, ma ei tea, kas nüüd, kui hästi seda näha on. No kui kirjutusvahend peaks ikka teil seal olema, teil vist on ju, mis materjalist see üldse on? See ei ole vildikas, see on mingi muu nimetusega vist või? Ja, see on selline süsinikupõhiline. Süsinikupõhiline, jah, okei. Nii, vaatame. Ma ei tea, kas see on nüüd tennise väljak, eks? Päris hästi, päris täpselt. Et ma räägin, te saate aru. Et põhimõtteliselt on nii, et siin on nüüd see piirnev ala, piirnev aeg.
ja 2 mängijat on ühel pool, üks mängija. See on siis nagu see tipiväljak, on ju, see kunagi piiskop seda harjas ja. Ja, see ongi piiskop, aga põhimõtteliselt on niimoodi, et siin ühel pool on pink, kus siis liigub, kuhu poolte vahetuse ajal läheb üks mängija ja teisel pool on pink, kuhu läheb teine mängija. Ja siis nad liiguvad siin niimoodi, et nad omavahel kokku ei puutu, eks. Ja väga turvaline ju. Kaamera filmib, siin on kaamera, filmib ja toob siis selle kohtumise tennisesõpradeni. Ja seda saab jälgida, seda mängu saab siis analüüsida. Siis kas siis, ma ei tea, Pahvis või mõnes muus ettevõttes, kes sellega tegeleb. Ja põhimõtteliselt need inimesed täidavad kõiki eriolukorra reegleid ja see meelelahutus, mida siis tennisesõbrad läbi selle saavad, seal on niimoodi enam-vähem, hakkab niimoodi toimuma, et võib-olla mitte iga päev, aga seal iga paari päeva tagant, ütleme päevas on 2 mängu ja 3. mäng on siis selline, pealtvaatajad saavad ise soovi avaldada, et kes siis nagu nii-öelda nende lemmikutest võiks omavahel kohtuda ja siis võib ka panustada ja sellega raha teenida ja mängijad saavad ka oma protsendid. Aga ühte eriolukorda sa ei ole arvestanud või? Kui näiteks ütleme, tundub kellelgi, ütleme, Mupo tuleb sinna vaatama ja näiteks et äkki mingi reegel rikutud. Siin on see 2+2 reegel on täidetud ja kuna tõenäoliselt neid asju hakkab korraldama, kuna tenniseliit võib-olla ei korralda, sest nad midagi ei tee, aga võib-olla tõenäoliselt kas Riho Kallus või keegi hakkab neid asju tegema. Ja väga lihtsalt, kõik reeglid on täidetud, inimesed saavad mängida, saavad nautida pealtvaatajad, elada kaasa ja selline asi läheb lahti ja juba lähitulevikus läheb ka muu. Kui läheb vaidluseks, kuule, kui läheb vaidluseks, siis mis siis on? Kui läheb vaidluseks, näita jälge, ja siis ruuporiga kuskilt eemalt hüüab, mida tuleb teha. Sa enne tahtsid teada küsida, et kas meie mingit kaitsemaske kasutame. Üldiselt me ei kasuta, aga on küll mõned maskid, mida me vahest kasutame. Mul on siin üks käepärast. Ma panen selle. Näiteks see on see mask, millega me siis oma planeedil natuke seal lapsi hirmutame või teeme nalja. Näiteks mul on seal maa peal on ka üks tuttav, üks tüdruk, tore tüdruk ja tal on peigmees, aga peigmees on tal sellega, näiteks kui me seal koduplaneedil lapsi hirmutame, siis me ütleme lihtsalt teile nii, Dobri večer. Ja nad juba jooksevad. Aga ja siis sul on see tüdruk, kes vahest helistab ja kurdab. Silmad säravad lausa, täitsa lõpp. Ei kuule nüüd nii. Ja siis see tüdruk vahest helistab, et tema noormees on selline, kes mängib ka tennist. Aga tal on see, et ta ei taha õhtuti magama minna, aga tal on hommikul trenn. Ja siis, et mida teha? Siis ta helistab mulle selle videokõne ja siis ma ütlen sellele noormehele, kelle nimi on Volodja, niisugune Vladimir, ma ütlen talle niimoodi. Dobri večer, Volodja. Et selline väike nali, aga sellest on kasu, et üldiselt on, aga ei muid maski me ei kasuta. No aga lõpetuseks, et seansi lõpetuseks ikkagi, tennisest nüüd sa tõid tegelikult väga hea variandi, et niimoodi me ikkagi saame võistelda ja ütleme jälgida ja see asi seisma toppama ei jää. Aga mis sinu ikkagi ennustused on, ütles küll, et juba vaatad siin lähiajal juba saab juba mais, aga ikkagi kokkuvõttes, mis see ikkagi see tulevik toob meile, mis see koroonast siis ikkagi lõpuks saab, mis lahendus tuleb? Tuleb see, et lokaalsel tasemel või ütleme kohalik tenniselu mingil määral hakkab teil toimima ja rahvusvahelisel tasemel tõenäoliselt tennisel head seisud ei ole. Aga loota saab, et sügisel juba üht-teist toimuma hakkab. Muidugi seal on jälle muud aspektid ka, millest ma ei saa rääkida võib-olla, aga teid informeeritakse sellest kõigest, kui teil tõesti tekivad probleemid, et ei saa kuidagi asju niimoodi käima. Ärge ise midagi tegema hakake, helistage ja me aitame, me suuname, aga seda juba siis vastavalt olukorrale.
Selge. No loodan, et siis ikkagi lähebki nii, nagu sa Anunnaki ennustas, et asi ei olegi nii hull ja et peame olema optimistlikud. Eks siis soovin ka kannatlikkust ka seal kosmoses, eks on ju, et võib-olla mingid teised tegelased kuskilt veel kaugemalt ei ilmu välja ja hakkavad võib-olla teid hoopis tülitama. Et te olete rohkem meil ikka nagu abiks olnud, et see side ja koostöö sellisel viisil, nagu seni on olnud, et ta jätkuks. Et soovin kõike head, aga seda kooriklooma küll, ärge neid juurde siia. Oota, mul tuleb mingi kõne, oota korraks. Jah. Oota, ma korraks vastan, korraks. Saab korraga, kukrak. Suket. Ai, vabandust, ei lihtsalt siin Orioni tähtkujust tähendab ühe planeedi peal üks mingi kohaliku kogukonna juht helistas. Ma ütlesin, et ma ei saa rääkida, et mul on saade või õigemini siis ja ta, ma ütlesin ka, et kui ta nüüd ei lõpeta, siis ma panen siit, saadan selle, kes teil see oli, saadan selle sinna talle, selle. Ansipi saadan sinna, siis ta katkestas kohe ära, ütles, et ei sega rohkem. Ehmatas ära kohe või? Ja. Ei, sellega ma vahest ilmutame ka. Aga mis sa tahtsid veel öelda? Ei, ma tahtsingi öelda, et ma tahtsingi soovida kõike head ka sulle, Anunnaki. Et ma olen sunnitud lõpetama, mul on ka siin mingid tegemised, et ma olen sunnitud lõpetama. Ma loodan, et sul ei ole selle vastu midagi. Kui ei ole, aga võtame ühendust, ma vaatangi, hakkan ka minema. Hakkad minema või lendama õigemini või kuidas sul on siis? Ma pean minema kõigepealt siin tõmbama selle juhtmed välja ja natuke võtlen, et aga selles mõttes mul on ka siin tegemist, jah. Laadung vajab nii-öelda Anunnakid ootavad laadungit. Jaa, no kõike head. No nii olla.